Tere, kas mind on kuulda? Ma tahan täna pakkuda silla selle konverentsi erinevate teemade vahele, et alguses kuulsite sellest, kuidas geenid võivad määrata ette inimese suhet alkoholiga ja vahepeal kuulsite sellest, kuidas ajus toimuvad protsessid neid suhteid vahendavad ja ometi geenid ei aja kedagi jooma. Ja isegi aju ei aja kedagi jooma. Geenid on selline konstruktsioonimanuaal, mille alusel pannakse kokku inimese aju ja aju on riistvara, aga midagi on sellest pildist puudu. Et selleks, et mõista, kuidas tekib selline nagu joomiskäitumine ja kuidas ta võib saada riskeerivaks joomiskäitumiseks, on hästi kasulik vaadata ka psühholoogilisele tasandile, vaadata, mis toimub psüühikas. Ja see on kasulik sellepärast, et tänase päevani ei ole väga head farmakoloogilist ravi näiteks alkoholi kuritarvitamisele või sõltuvushäirele. Mis tähendab seda, et ravimeetmed või sekkumismeetmed opereerivad just nimelt sellel psühholoogilisel tasandil ja täna on teil võimalus pärast mind süveneda ühte tõenduspõhisesse sekkumismeetmesse. Ja ma arvan, et selleks, et seda sekkumismeedet ja selle väärtust mõista on kasulik, kui me vaatame korra sellesse, mismoodi psühholoogilisel tasandil alkohol toimib. Ja psühholoogilisel tasandil tõesti üks oluline küsimus on see, et miks inimesed üldse alkoholi tarbivad. Ja siin on üks väike selline kõrvalepõige minu enda isikliku teadlase trajektoori. Oma doktoriõpingute alguses meid huvitas küsimus, et kuivõrd inimesed tajuvad alkoholist potentsiaali muuta oma isiksust. Ja siin on selle uuringu tulemused, kus me küsisime inimestelt isiksuse küsimustiku abil, et kuidas te ennast iseloomustaksite kaine peaga ja seejärel, kuidas te iseloomustaksite ennast joobes peaga. Ja siin vertikaalteljel on siis 5 peamist isiksuse omadust, mida psühholoogidele meeldib mõõta ja horisontaalteljel ja vertikaalteljel on siis nende isiksuse omaduste muutused, oodatud, loodetud muutused. Me näeme, et inimesed arvavad, nad muutuvad selgelt paremateks inimesteks, et nende neurootilisus väheneb, nende ekstravertsus ja seltsivus suureneb, nad on väga avatud ja hästi sotsiaalsed ja võib-olla meelekindluses ei juhtu neil midagi, et nad ei unusta midagi ära, kokkuleppeid ja suudavad ennast sama hästi kontrollida. Nüüd see pilt on muidugi osaliselt illusoorne, aga illustreerib hästi seda tervet mänguvälja, kus inimeste alkoholi puutuvad ootused opereerivad. Aga tervest sellest mänguväljast ei ole mul täna aega rääkida, seepärast ma tahan keskenduda natuke kitsamale mänguväljale või selle mänguvälja kitsamale osale. Ja see puudutab seda, et inimesed ootavad alkoholist oma emotsioonide või emotsionaalsete seisundite muutust. Et kui me kaardistame emotsionaalset seisundit sellisel 2-dimensioonilisel joonisel, kus vertikaalne telg tähistab intensiivsust ja horisontaalne telg tähistab meeldivust ja me võime erinevaid emotsionaalseid seisundid sellesse pilti paigutada, siis kui me küsime, et kus sellel skeemil, millistes suundades inimesed liikuda tahavad, siis need suunad on umbes sellised, et inimesed tahavad liikuda positiivsete intensiivsete seisundite suunas ja negatiivsetest intensiivsetest seisunditest eemale. Ja nüüd see tähelepanek on erakordselt huvitav minu jaoks, kuna minu viimase 2-3 aasta peamiseks uurimisteemaks on see, et kuidas inimesed muul moel või üleüldse oma emotsionaalseid seisundid reguleerivad. Ja selgub, et lisaks alkoholile on selleks mõistagi mitmeid erinevaid viise ja selgub, et selleks, et hästi aru saada, millised viisid on käepärast inimestel oma emotsionaalsete seisundite reguleerimiseks, me võiksime alustuseks küsida, et kuidas need emotsionaalsed seisundid üleüldse tekivad. Nii et joonistame ühe sellise lihtsustatud mudeli sellest, et mis asi see emotsioon õigupoolest on. Ja psühholoogid defineerivad emotsiooni niimoodi, et see algab mingisugusest olukorrast, seda olukorda võib ette kujutada või kogeda. Näiteks ma olen suhteliselt emotsionaalne selle ettekande suhtes, mida ma siin pean. Nüüd, millist emotsiooni ma kogen ja kui tugev see sõltub esiteks sellest, kuidas minu tähelepanu filtreerib informatsiooni sellest olukorrast, näiteks võin ma siin saalis muidu selliste natuke uniste ja ka sõbralike nägude kõrval märgata kurjasid nägusid. Ja nüüd emotsiooni tekkimise järgmine faas on tõlgendus. Et seda kurja nägu või seda nägude komplekti, mis mulle siit vastu vaatab, ma võin tõlgendada erinevat moodi, võin mõelda sellest paremini või halvemini.
ja selle tõlgenduse tagajärjel lihtsustatult öeldes siis vallandub terve rida reaktsioone minu kehas ja minu vaimus. Et detailidesse laskumata võime öelda, et minu teadvuse seisund muutub, ma ei ole enam rahulik, ma olen seisundis, mida me nimetame mingisuguseks, mida me tähistame mõne emotsionaalse terminiga, minu kehas toimub terve rida muutusi. Nüüd niimoodi tekivad emotsionaalsed seisundid ja see mudel, lisaks sellele, et ta meenutab meile, kuidas tekivad emotsionaalsed seisundid, on kasulik ka selle jaoks, et ta annab meile väikse vihje selle kohta, et mismoodi on võimalik neid emotsionaalseid seisundeid reguleerida. Ja vihje seisneb selles, et sellel mudelil on 4 komponenti või sellel emotsiooni tekke tsüklil on 4 sellist kvalitatiivselt erinevat faasi ja emotsiooni reguleerimine sageli võtab kuju, mis kuidagi sekkub ühte või teise või kolmandasse või neljandasse või kõiki neisse korraga või mingisugusesse kombinatsiooni. Ehk siis näiteks siin laval olles ma võin lihtsalt proovida oma ärevust mitte välja näidata. Ja me võiks pidada seda sekkumiseks sellesse, kuidas minu emotsioon selles kõige selle põhjusliku ahela mõnes mõttes lõppu jäävas reaktsiooni kujunemise faasis, millist kuju ta võtab. Et me teame, et emotsiooniga kaasnevad väljendused, ma võin neid püüda muuta, emotsiooniga kaasnevad tunded, ma võin neid püüda muuta, ma võin proovida kuidagi reguleerida seda, mida mu keha teeb, näiteks oma hingamist rahulikumaks suunates. Ma võin proovida muuta seda, kuidas ma olukorda tõlgendan, selle asemel, et arvata, et vihane kuulaja on vihane minu peale, ma võin mõelda, et ta on võib-olla vihane selle peale, et tema parkimisaeg just sai läbi ja ta sai trahvi. Ma võin proovida suunata oma tähelepanu näiteks sellele, mida ma üritan edasi anda või valida publikust sõbralikud näod, kellele otsa vaadata. Ja oleks mul olnud aega, ma oleks võinud proovida seda olukorda, näiteks vältida, ma oleks võinud selle ettekande tühistada või ma võin ka siin olles püüda seda olukorda kuidagi mõjutada, et kui mulle tundub, et minu ettekanne näib igav, et ma võin proovida nalja teha vahepeal. Et on terve rida erinevaid viise ja nende viiside paljusus on sisuliselt lõputu ja seepärast on hästi kasulik mõelda sellises lihtsas struktuuris, et kui ma näen enda juures või inimese juures, kellega ma töötan, mingisugust käitumismustrit, mis teenib emotsioonide muutmise eesmärki, siis milliste aktiivainetega ma võiks seda käitumismustrit iseloomustada. Ja siit sellest 4 jaotusest me siis leiame sellise võimaluse iseloomustada käitumismustreid. Nüüd, see jutt, see tänane ettekanne räägib alkoholist. Võiks küsida, et kuhu jääb alkohol? Ja selgub, et alkohol on erakordselt õnnestunud emotsiooniregulatsiooni viis. Ja erakordselt õnnestunud on ta sellepärast, et alkohol suudab mõjutada kõiki 4 nendest faasidest. Ehk siis kõigile teile ja eriti nendele teie seast, kellel on meditsiiniharidus, ei ole üllatuseks, et alkoholil on psühhofarmakoloogiline mõju, et mõjutab ajus toimuvaid protsesse. Siin on pilt nucleus accumbensist, kus näiteks loomuuringud on näidanud, et etanooli mõjul dopamiini kogus suureneb ja seda siis seostatakse selle kõige, või seda võib seostada selle mõnureaktsiooni substraadiga. Need alkoholil kindlasti on mõju nendele kehalistele muutustele, mis toimuvad emotsionaalsete seisundite najal ja kogemuslikult näeb see välja niimoodi, et alkoholi juues lihtsalt tuju tõuseb või siis stress mingisugusel moel langeb. Aga huvitav on see, et tegelikult ei ole see ainus viis, kuidas alkohol emotsioonide tekkeprotsessi sekkub. Alkohol suudab mõjutada ka seda, mismoodi me olukordi tõlgendame. Ja neid viise, kuidas ta mõjutab, võib olla mitmeid, üks piisavalt ühine mõjutuse liik, mis väärib omaette väljatoomist ja on siis ühe sellise konkreetse teoreetilise mudeli pärisosaks, on idee tõlgendussügavusest. Et erinevates olukordades see emotsionaalne värving, mis mul tekib, sõltub sellest, kui põhjalikult ma läbi mõtlen selle, mida see olukord minu jaoks õigupoolest tähendab. Et kas, kui ma näen seda natuke kurja nägu teie seas, kas ma jõuan selleni, et see seab kahtluse alla minu erialavaliku ja minu lootused karjääri teha, või see lihtsalt on hetkeks vastuolus sellega, et minu tore ettekanne läheks toredasti edasi. Ja nüüd on tehtud nutikaid uuringuid, mis näitavad, kuidas alkohol sellesse protsessi sekkub. Üks nutikas uuring nägi välja selline, et inimestes tekitati laboratoorsetes tingimustes negatiivseid emotsionaalseid seisundid, võib nimetada seda ka stressiks, ja omaette huvitav kõrvalepõige on see, et kõige võimsam viis
inimestele labori stressi tekitamiseks, psühholoogid on leidnud, on panna nad avalikult kõnelema millestki piinlikust. Et see katse näeb siis välja nii, et sulle öeldakse, et sa peaksid avalikult rääkima oma kehast. Et on sul nagu, kuidas sulle ta meeldib ja milline tema kuju on. Ilmselgelt on see stressi tekitav. Nüüd üks katsegrupp peab selle ülesande läbi tegema ja siis pakutakse neile alkoholi. Ja teisele katsegrupile pakutakse alkoholi enne ja siis lastakse neil see ülesande läbi teha. Ja nüüd põhjus, miks uurijad on sellise katse disaininud, seisneb selles, et kui alkohol mõjutab emotsioone läbi selle, et ta sekkub sellesse tõlgendusprotsessi, siis selles tingimuses, kus alkohol jõuab kohale pärast tõlgenduse toimumist, ei tohiks tal emotsioonile olulist mõju olla. Ta jääb hiljaks. Ja selles tingimuses, kus me oleme enne selle tõlgendusaparaadi niimoodi kergelt üle ujutanud, siis peaks alkoholil olema stressi maandav mõju ja täpselt seda siis uurijad ka leidsid, et selles tingimuses, kus alkoholi pakuti lihtsalt niimoodi tagantjärgi raviks või lohutuseks, et siis tegelikult see emotsionaalne reaktsioon ei muutunud seda võrra, kui siis, kui inimesed kogesid seda emotsiooni joobes olekus. Jätkates selle ekskursiga läbi psühholoogiliste alkoholi mõju teooriate, me jõuame tähelepanu komponendini emotsioonitekke ahelas. Ja siin ma tahaks teiega teha ühe katse. Katse nõuab käe tõstmist. Järgmisena ilmub ekraanile üks kujund ja nüüd ülejärgmisena ehk nüüd järgmisena ilmuvad kaks kujundit paremale ja vasakule. Ja teie ülesanne on ilma pikalt mõtlemata tõsta üles see käsi, mis poolne kujund teie meelest sellele siin kõige enam sarnaneb. Ehk siis tulevad kaks kujundit, küsimus on see, et kumb nendest kujunditest on sellele kujundile sarnasem. Kas vasakpoolne, kui vasakpoolne, siis vasak käsi, kui parempoolne, siis parem käsi. Näen rohkelt vasakuid käsi, mis viitab teie üldisele vähesele joobele selle teooria kohaselt. Kõigepealt räägime, mis selle katse mõte on. Selle katse mõte on mõõdistada teie tunnetuse sellist suhtelist lokaalsust või globaalsust. Ja idee on selles, et mõlemad nendest kujunditest, mis tulid teisena ekraanile, ei ole identsed selle esimese kujundiga, aga nende sarnasused eksisteerivad erinevatel tasanditel. Vasakpoolne kujund sarnaneb sellele esimesele kujundile globaalsel tasandil. Et need detailid, puud metsas on erinevad, aga mets ise on mõnes mõttes sarnane, et on 3 sarnaselt asetatud kujundit. Parempoolne kujund siis seevastu sarnaneb esimesele lokaalsete tunnuste alusel, et mets ise on erinev, 4 kujundit versus 3, aga need klotsid, millest ta on ehitatud, on sarnane. Ja nüüd on tõendeid selle kohta, et alkohol ahendab inimeste sellist nagu mõtlemist ja viib nad sellisesse lokaalsesse režiimi ja sellel võib olla emotsioonile tunnetatav mõju. See mõju natuke sõltub sellest, et mis parasjagu siis on see, mis tähelepanu haarab. Et kui see, mis tähelepanu haarab, on positiivne, siis mõjub alkohol meeleolu parandavalt, kui aga on inimestel olukord, mis on üdini negatiivne ja nad tegelikult alkoholi juues seda tähelepanu sellelt lahti ei haagi, siis see mõju ei ole ka positiivne. Ja viimaks, selle ekskursi mõte teile meeldutuletuseks on demonstreerida seda, kuidas alkoholi mõjud emotsionaalsetele protsessidele kaardistuvad väga hästi afektiregulatsiooni mudelile. Me oleme näinud, kuidas alkohol mõjutab reaktsioone, tõlgendusi ja ka tähelepanu ja muidugi võib-olla kõige ilmsem on see, et alkohol muudab olukordi. Et see, kui inimesed tulevad kokku ja me võime võtta need samad inimesed ja täpselt selle sama kellaaja ja see, mis on lubatud olukorras, kus mängus on alkohol ja see, mis on lubatud olukorras, kus mängus ei ole alkohol, eriti kui tegemist on näiteks Eesti meestega, on diametraalselt erinev. Ja seal ei ole see on erinev enne veel, kui kellegi verre jõuab alkoholi või, eks ole, et seal on umbes 30 minutit aega, enne kui seal mingisugunegi farmakoloogiline mõju tekib, aga see olukorra tähenduse erinevus hakkab pihta kohe, et mitte öelda vara hommikul, et kui on teada, et õhtul on pidu, et siis kohe on teine tunne. Et alkohol on selgelt olukordade sotsiaalset tähendust muutev, selline kultuuriline nähtus. Nii et alkohol on erakordselt ahvatlev afektiregulaator. Ja nüüd see tõsiasi, ma arvan, aitab meil ka natuke mõista seda, kuidas alkohol kujuneb probleemiks. Kes on need inimesed, kelle jaoks ta kujuneb probleemiks ja miks pikaajaline alkoholi tarbimine võib käivitada sellise nõiaringi. Ja esimene lihtne mõte seisneb selles,
et kui mul on käepärast niivõrd suurepärane alkoholi reguleerimise vahend, ja eriti kui juhtub, et need ülejäänud vahendid, mida ma olen püüdnud niimoodi visandada siin, et võib-olla ma teen hingamisharjutusi või võib-olla ma ei näita välja oma emotsiooni või võib-olla ma kognitiivselt struktureerin ümber seda, kuidas ma mõtlen olukorrast, et ma ütlen endale, et tegelikult kõigile meeldimine ei ole tähtis või ma ütlen endale, et minu vastutus selle eest, kui palju ma teistele meeldin, on piiratud ja nii edasi, mis oleksid siis tõlgenduse muutmise strateegiad. Või ma kasutan kavalasti tähelepanu juhtimise strateegiaid, ütlen endale, et ma muretsen alles õhtul ja seni teen tööd edasi. Või mul on head probleemilahendusoskused, et ma oskan olukordi muuta ja valida vastavalt sellele, millised emotsioonid minust tekivad. Et kõik need kipuvad jääma kõrvale. Et kui siin võib-olla need punased tähistavad neid asju, mida ma just seletasin, siis inimestel, kellel on raskusi nende strateegiatega, nendel on eriline nagu kalduvus või risk haarata siis selle mõnes mõttes nagu lihtsama lahenduse poole. Ja selle kohta on mitmekihilist tõendusmaterjali. Et tõepoolest inimesed, kelle emotsiooniregulatsiooni raskused kelle emotsiooniregulatsiooni oskused on mingil põhjusel piiratud ja neid põhjuseid võib olla mitmeid, et neil on suurem risk hakata alkoholi tarbima. Nüüd alkoholi pikaajaline tarbimine, nagu te kõik teate, teeb selles mõttes eneseregulatiivse või täpsemalt isegi afekti- ja emotsiooniregulatiivse ülesande veel raskemaks, sellepärast et aja jooksul lisandub üks eritüübiline afektiivne seisund, mida me nimetame joomistungiks. Et joomistung vastab nendele defineerivatele tunnustele, et ta käivitub teatud olukorras, tähelepanu mängib seal väga olulist rolli, et inimene astub kõrtsi ja ta märkab seal kohe kõike seda, mis meenutab talle kõiki neid positiivseid asju, mis juhtuma hakkavad, kui ta haaraks alkoholi järele ja sellega kaasneb siis selgelt selline subjektiivselt väga-väga tugev tõmbereaktsioon või selline isu või himureaktsioon ja sellega seotud kehalised muutused ja need kõik siis omakorda mõjutavad ka olukorda. Nii et joomistung seda mööda, kuidas ta pikaajalise tarbimise käigus tekib, seab täiendava ülesande selle afektiregulatsioonisüsteemi ette, mis nagu me mäletame, nendel inimestel, kellel on suurem risk langeda kuritarvitamise küüsi, on nii või naa kompromiteeritud. Ja see nüüd on natuke see koht, kus see sildamise funktsioon on võib-olla kõige selgemalt näha, et kui me ütleme, et on mingisugused geenikombinatsioonid, mille põhjal võib ennustada seda, et inimestel tekivad raskused ja on mingisugused ajuaktiivsusmustrid, mille põhjal võib ennustada, et inimestel tekivad raskused alkoholiga, siis see vahendav mehhanism või see selline tarkvaraline lahtirullumine sageli, ma arvan, on just siin, et need geenikombinatsioonid on aluseks nendele põhjustele, miks inimestel on raske oma afekti reguleerida ja võib-olla aluseks nendele põhjustele, miks joomistung tekib kiiremini ja tuleb tugevam ja nii edasi. Ja nüüd, kui me juba aju juurde selle jutuga jõudsime, siis ma arvan, selles nõiaringis on veel kolmas oluline element ja see element puudutab seda, või see element on vastus küsimusele, et millised ajupiirkonnad alkoholi tarbimisel kõige enam kahjustuvad. Ja siin ilmselt sellele publikule ei ole ka vaja pikalt seletada, et see on eesmine ajukoor, et see on prefrontaalkorteks ja selle olulised piirkonnad. Ja nüüd see prefrontaalkorteks on äärmiselt oluline nende psühholoogiliste tarkvaraliste funktsioonide, millest ma olen rääkinud, nende jooksutamiseks, niisuguseks riistvaraliseks jooksutamiseks. Ja siin on üks elegantne uurimus, mis seda tõendab. Et selles uurimuses ei vaadeldud küll alkoholiga kimpus olevaid inimesi, vaid vaadati nikotiiniga kimpus olevaid inimesi. Need inimesed tulid laborisse ja sooritasid ühte nendest eneseregulatsiooni tehnikatest, nad üritasid muuta oma tõlgendust selleks, et maha reguleerida suitsunälga ja neid siis juhendati ütlema endale asju nagu see, et kui mul tuleb suitsunälg, et ma võiksin keskenduda sellele, millised on selle suitsetamise pikaajalised negatiivsed tagajärjed või sellele, et milline mu elu välja näeks, kui ma ei suitsetaks. Ja me näeme, et siin on siis eristatud nende uuritavate seas kahte rühma. Ühed on need, kellel õnnestus oma suitsunälga niimoodi alla reguleerida ja teised on need, kellel see nii hästi ei õnnestunud. Edasi vaatasid uurijad, mis toimus nende inimeste ajudes selle katse ajal ja nägid seal seda, et nii nagu oodata võib,
et need ajukeskused, mida me seostame tungi ja sellise isuka motivatsiooniga, et nende ajukeskuste aktiivsus vähenes, aga samal ajal nägid nad seda, et eesmise ajukoore või prefrontaalkoore piirkonnad ja täpsemalt need piirkonnad seal, mis on seostatud erinevate eneseregulatiivsete funktsioonidega, et nende aktiivsus tõusis. Ja siit uuringust paistab välja kokkuvõte, mida täna afekti reguleerimise teaduslik uurimus välja pakub vastuseks küsimusele, et kuidas see kõik ajus välja näeb. Et see ei ole ainus uuring, kust me seda teame, on väga palju emotsiooniregulatsiooni laboratoorseid uuringuid, mis joonistavad enam-vähem sama pildi. Emotsiooniregulatsioon seisneb selles, et prefrontaalkoor reguleerib alla erinevaid siis selle emotsiooni kogemisega ja selle reaktsiooni käivitamise püsimisega seotud ajukeskusi. Ja nüüd võiks olla selge, et kui ma teen midagi pikaajaliselt, millel on teadaolevalt kahjustav mõju selle protsessi sellisele algsele generaatorile või sellele prefrontaalkoorele, mis peaks seda kaskaadi käivitama, siis ilmselt muutub mu ülesanne veel raskemaks. Nii et me võime öelda, et see läbi afektiregulatsiooni prisma alkoholi tarbimisele vaatamine annab minu jaoks väga huvitava vastuse kahele küsimusele. Esiteks sellele, et miks me joome, ja teiseks sellele, et kuidas kujuneb välja kuritarvitamise riski realiseerumine. Kuritarvitamise riski realiseerumine kujuneb välja niimoodi, et alkohol asendab üha rohkem teisi strateegiaid, inimestel jääb vähem võimalusi neid endas välja arendada, aja jooksul tekib juurde täiendav afektiivne seisund, mis nõuab reguleerimist ja mida siis inimesed on täpselt sama dilemma ees, et kas reguleerida seda kuidagi omal jõul või kustutada see alkoholinälg, eks ole, alkoholi endaga. Ja eriti pika aja jooksul võime mis hakata rääkima juba ka sellest ressursikahjustusest. Ja nüüd on siis küsimus, millele ma vaadates kella õnneks ei ole tulnud siia vastama, et küsimus on, et mida teha, aga ma annan sellele vastusele sissejuhatuse. Ja sellest mudelist lähtuvalt võiks olla alkoholi kuritarvitamise riski ennetamiseks ja selle riski maandamiseks väga mõistlik tegeleda regulatsioonioskuste arendamisega. Ja see, ma usun, ei ole mitte kellelegi siin ruumis üllatuseks, kes tegelevad inimeste reaalse toetamise ja aitamisega, aga see võiks aidata alla joonida selle tegevuse olulisust. Ja me võime siis läbi vaadata, et kuidas see idee paigutub sellesse nõiaringi, et kui inimesed ei vajaks, et võib eeldada, et inimesed, kelle tööriistakastis on enam regulatsioonivõtteid, et on rohkem olukordi, kus nad jõuavad lahenduseni, mis sisaldab kas üldse mitte alkoholi või natuke vähem alkoholi, ehk siis regulatsioonioskuste arendamine võiks olla oluline ennetav tegur. Regulatsioonioskused on olulised selles faasis, kus inimene võib-olla on oma sellel sõltuvuse trajektooril selles kohas, et tal on üsna tugevad joomistungid, aga et ta eks ole, astub sellest nõiaringist välja ja üheks tema jätkuvaks väljakutseks saab olema nende joomistungide reguleerimine ja paljud edukad lähenemised, mis suudavad selles osas midagi korda saata, toetuvad just nimelt sellele, et nad tegelikult õpetavad inimestele neid regulatsioonistrateegiaid. Ja viimaks me ka teame seda, et aju sageli ei muutu pöördumatult, et on võimalik arendada endas neid oskusi, mis võivad kahjustada saada ja seega siis vähemalt osaliselt võib-olla seda ajuressurssi ka taastuda. Nüüd kuskil siin viimase 2,5 slaidi jooksul ma läksin sellisest väga tugevast empiirilisest väga tugevalt empiiriliselt vundamendilt natuke spekulatiivsele tasandile, et see, kui palju pikaajaline joomine prefrontaalkoort kahjustab ja millises suhtes on seal varasemad puudujäägid ja joomiskäitumisega kinnistatud puudujäägid, et selle kohta meil nagu tõsikindlaid andmeid ei ole. Aga et mitte asja liiga keeruliseks ajades, ma pakun teile sellise visandi võib-olla, et mõned elemendid selles visandis aja jooksul tuleb üle vaadata. Ja nii selle emotsiooniregulatsiooni või üldisemalt eneseregulatsiooni tehnikate sellise kiidukõnega ma loodan, et ma olen sisse juhatanud meie järgmise esineja, kelle
tutvustatav tehnika kindlasti aitab neid eesmärke saavutada, millest ma rääkisin. Aitäh! Suurepärane ja aitäh, et ajast ka kinni pidasid kenasti. 1-2 küsimust jõuame võtta. Kas sa oma teadlase töös oled näinud nende samade regulatsiooni, kuidas sa just ütlesid selle kohta, regulatsiooni oskuste arendamises ka mingisuguseid edasiminekuid, kui me vaatame nagu oma käitumismudeleid siin viimaste aastate jooksul, et kas rahvas reeglina on liikumas sinna suunda, kus me nagu paremini reguleerime ennast siis individuaalsel tasandil või pigem mitte? Sellele küsimusele on võimalik vastata hästi mitmel tasandil, eks ole, et Eesti rahvas kollektiivselt on läbimas täielikku regulatsiooni läbikukkumist, aga et inimesed individuaalselt arenevad. Aga et võib-olla kõige asjakohasem vaatenurk sellele küsimusele puudutab teaduslikke tõendeid selle kohta, et kuidas siis neid eesmärke saavutada. Ja mulle tundub, et siin on hästi sageli psühholoogiateadus, nii nagu väga paljud teised teadused, jookseb praktikal selles mõttes sabas, et väga-väga paljud võtted, mis töötavad, arendatakse välja väljaspool laboreid. Aga võib ilmselt öelda umbes nii, et ainult pooled neist võtetest töötavad ja me ei tea, milline pool, enne kui me toome nad laborisse. Nii et see teaduslik progress suuresti puudutab seda, et uurida välja, millised tehnikad töötavad paremini ja millised tehnikad töötavad halvemini. Ja mõnikord õnnestub välja nuputada ka niisuguseid uusi või siis niisuguseid pooluusi optimeerimisi sellele, mis nagu töötab. Minu enda, see on suurepärane viis ennast reklaamida, minu enda üheks uurimisteemaks on see, et kas me saame seda ümbertõlgendamist kuidagi nagu saada paremini aru, et millal see töötab ja millal see ei tööta. Suurepärane, aga veel kord tänu